tervitus. Jube külm on. Või kraad on -11, aga mina ei tea, ei tundu ausalt öeldes nii külm. Vahepeal siin oli 5 kraadiga miinusega, tundus külmem. Sõidan tööle, võtsin kaasa endale, ma ostsin siin mingi hetk hädaolukordadeks külmkappi. Hädaolukord on see, et ma ei raatsi lihtsalt 3 eurost cappuccinot pisikest osta. Aga no ma ei tea, võib-olla pausi ajal ikka, aga enne joomiseks võtsin selle praegu, sest et vaja üleval püsida. Selles mõttes üleval püsida vaja nagu aktiivne olla. Et seal on jah, meil selline lõpuseminar ja tuleb aktiivselt kaasa elada ja jälgida ja vaadata. Aga täna on see, et mul tuli ära Sheinist pakk. Ja ma jäin mõtlema seda, et minu meelest ma tegin eelmine aasta, ma ei mäleta, kas see oli kohe aasta alguses või mingi aja pealt selle asja, et ma ei tellinud ühtegi asja Temust ega Sheinist. Ja seal oli erinevad põhjused selles osas, et igasuguseid oli neid, aga üks neist nagu minu isiklikust vaatest oli see, et ma nagu tellisin sealt asju, mida ma tegelikult ei olnud vaja. Või kui läksid sinna, siis oli niimoodi, et kogu aeg ta nagu viskas ette mingeid asju, mida mõtlesin, see on nagu lahe ja see on nii odav ja lõpuks oli nagu tuli sükest träni, mida ma ei tahtnud nagu tegelikult ei plaaninud osta. Ja see detox nendest läks mul väga hästi. Kui ma juba selles mõttes olin nagu arvestanud, et ma ei telli sealt, siis ma ei tellinudki. Ka näiteks see, et rohkem siit osta, sest mulle väga meeldivad näiteks need kaubakeskused, kaubamajakas ja kõik need portid ja need, et ma ei tahaks, et seal kõik poed pankrotti lähevad, sellepärast, et me kõik Hiinast tellime asju. Aga samas ainuisikuliselt ka üleval pidada neid sellepärast nagu, ma ka ei jõua. Ja nüüd ma tegin tellimuse, kusjuures me tegime niimoodi, et poiss tegi Temust, tellis endale oma mingi taskuraha eest mingid paar asja sealt ja mina tegin Sheinist ja tema tegi enne, ma arvan mingi nädal enne ja minul jõudis kohale eile, aga ma ei tea, millal nüüd temal jõuab, aga igastahes seekord ma ei tea, kuidas muidu on, aga tuli nagu kiiremini. Ja seal olidki paar konkreetset asja, mida ma tahtsin. Aga muidugi lõpuks leidsin ka mingeid asju, mida ma olen mõelnud, et võiks, aga pole ostma läinud. Võtsin. Ja siis mingeid lõpuks oli see, et minu meelest paar asja olid sellised, mida ma ei olnud üldse plaaninud osta. Aga miks ma läksin sinna tellima oli see, et ma tahtsin, nagu ma mingis vlogis siin rääksin, tuunida seda salli kivikestega, mis ma emale teen. Et ma tellisin neid ja siis ma tahtsin, mul on muidu üldiselt see, et jälle täiesti endale seatud reegel lihtsalt sellepärast, et ma tean, et mul läheb lappama, on see, et ehteid, ma hõbedat või alla kulla ei saa nagu kanda, mul on allergia aga et ehted on lihtsalt kullast. Kui mul ei ole raha, et osta kullast ehet või niimoodi, paljud on ka niimoodi pärandused ja nii, et siis ma lihtsalt ei osta, et neid ehteid lihtsalt ei koguneks, sest ma tean, et kui ma hakkaksin mingid odavaid sõrmuseid ja käekitte tellima, siis ma telliksin neid nii palju lõpuks, et jälle mõtetu nagu asjade kogumine. Küll aga oli nüüd see, et ma tahtsin sellist pikka nagu kuldset ketti, sellepärast, et täna ma panin ka, kusjuures ei näe siit mul kaelas, aga ma tahtsin sellist, et mul on paar sellist bluusi või asja toppi on, kuidas ma ütlen, eest lahti väga ja neil oleks nagu vaja midagi peale või nagu mingit aksessuaari ja see kett oleks nagu ülihea.
et praegu tellisingi ühe, ma tahtsin näha, kuidas see kvaliteet ja välimus on, ta on nagu natuke siuke hästi kollane onju. Aga minu meelest üli hea. Mul on täna vest ja siis see leopardi see vest peal ja siis see peal. Ja minu arust on jumala hästi sobib ja kena. Aga teeme külm on. Näppudel on külm. Ja ühesõnaga tellisin siis selle. Ma pärast koju lähen, siis ma näitan teile, mis ma veel tellisin. Neid kivikesi ja siis ma tellisin paar asja veel lugemisnurga jaoks seina peale. Et jah, ja siis no ühesõnaga, mis ma siin ikka pläkutan, et ma näitan pärast, mis asju ma tellisin. Et ühte asja oli, ma tegin nagu lahti lihtsalt hommikul, vaatasin, kas see on ikka see tellimas. Ja ühte asja oli topelt, ma ei tea, nüüd ma pean üle vaatama, kas ma ise siis tõesti tellisin topelt. Või on kogemata saadetud topelt, aga no ma ei tea. Igal juhul nii peale vaadates tundus, ma ütlen sellise ootused versus siis see, mis tegelikult tuli, oli tegelikult nagu mõne asjaga. Aga seal ketiga ma olen praegu rahul ja selles mõttes on ta selline hea asi. Mida kanda? Ma tahtsin tegelikult midagi veel öelda, aga mul absoluutselt ei tule meelde, mis asja ma öelda tahtsin. Et ilmselt siis, ma ei tea, võib-olla tuleb pärast meelde, ma lähen käin ära. Patsikumme oleks vaja. Et ma lähen käin ära ja räägime siis, kui mul on läbi. Ja siis lähme koju ja vaatame selle siin tellimuse üle. No tšau, jõudsin koju. Jõudsin natuke aega tagasi juba. Vahetasin riided ära. Nii külm on. Väljas ei tundunud nagu, et oleks külmem. Aga maja on külm. Ja Rando teeb siin remonti kõrval. Nii et kui on mingit kopsimist kuulda. Aga mõtlesin, ma näitan siis ära need asjad, mis ma sealt Sheinist sain. Esiteks, siin on siis see kett. Tal on selline mummu ja siis alt on nagu lahti ja ülevalt on selline lihtsalt üle pea kaela panna. Ülija. Täna käisin, ma olen väga rahul selles mõttes. Siis, nüüd see asi, millega segadus oli, see on nüüd see, et Instagram versus tegelikkus või Shein, kuidas sa ütled, Shein või Shein? On seal mingit vahet? Keegi ei tea. Aga ühesõnaga, esiteks ma ei saanud aru, tuli 2 tükki neid. Tellisin, ma panen siia kõrval sellise pildi, milline ta pidi olema, ja see on siis, milline ta on. Ja võtan siit lahti sellest kilest, et ta ei peegeldaks vastu nii palju. Aga ühesõnaga, selline on ta nagu päriselt. Aga ilgelt nunnu on ta ikkagi. Selles mõttes, et ma tahan sinna lugemisnurka seina peale teha sellise nagu galerii erinevatest asjadest, siis nendest ja mingitest piltidest vanadest. Ma tahan panna nagu mingid mustvalged pildid või niimoodi. Nii et see sobib nagu idekalt sinna ikkagi. Lihtsalt, et ta ei näe ikka välja üldse päris nagu selline. Et ta on täiesti nagu lame. Aga mulle meeldib ta. Ma ei tea nüüd, mida ma 2 teen, sest 2 mul ei ole kuhugi panna. Ma ei tea, võib-olla panen ka jagasse müüki või midagi. Aga ülinunnu minu meelest see jänku. Nii, siis tellisin selle silmamaski. Sellepärast, et nüüd hakkavad valgemad ajad ka ja üleüldse see on kuidagi mul mõnus. Mulle meeldib, kui sellega magada. Nii et ma tegelikult ei jõua juba raudata, millal ma saaks magama minna. Mulle nii meeldib magada, ma magasin. Eile läksin suht vara voodisse, ma vaatan, mis kell ütleb, millal ma magama jäin. Aga tõesti, ma olen välja puhanud ja kell ütles ka
mõnikord ma ei ole selle kellaga nõus, nagu ma ei arva. Kui ta ütleb, et ülikehv uni, halb taastumine, mul on nagu bring it on, ma olen nagu jumala välja puhanud. Aga hinne on 8900 eelmise unele, kvaliteet on hea ja uni on pidev ja ma ei ole sükest asja näinud, ma ei tea, kas te näete nüüd siit ka enne. Ma ei ärkanud kordagi üles öösel. Ma ei tea, millal mul viimati selline uni oli. Ja see, et REM-uni, ma olen saanud magada ära, tavaliselt ma ärkan üles, REM-uni on hommiku poole siin, ja ma ärkan üles keset seda nagu REM-und tavaliselt. Ja ma jäin magama 21:35 ja ärkasin 6:39. Tähendab, et ma sain 9 tundi ja 3 minutit und. Ja tegelikult ma olen ammu täheldanud, et kui öeldakse, et 8 tundi und täiskasvanu oleks okei, siis minul on vaja 9, et välja puhata. Ja ma tegelikult tegimegi seda, et muidu mul on 6:30 juba äratus, aga ma ei pidanud täna nii vara minema. Sest tunnid hakkavad 8:30, mul nädala algusega nädala lõpus on loengud, need hakkavad 9:30. Et mul on... Ma ei pea nagu lastega koos majast välja minema, et ma saan nemad välja saata ja siis ise sättida ennast. Ja selle tõttu ma sain ärgata siis nagu hiljem. Ma panin 7 selles äratuse ja ma ärkasin küll 6:39 enne äratust. Aga siiski nagu ma tunnen, et ma puhkasin välja ja ma magasin normaalselt. Ja teine asi on see, et ma olen üritanud seda ka jälgida, et alkoholi joomine niikuinii mõjutab une kvaliteeti. Ma ei tee mingit kuiva jaanuariga midagi selles mõttes. Aga ma ei ole küll joonud jaanuaris eriti. Esimestel päevadel käisin Peritil külas, siis jõime veini, aga pärast üldiselt ei ole. Aga lihtsalt pole nagu olnud tuju või isu, ma ütlen, see aasta lõpus ju oli nii palju mingid üritusi asju. Aga ühesõnaga ma tahan jälgida seda, kui palju see ikkagi mõjutab mu und ja mitte siis ainult kella järgi, vaid enesetunde järgi, et praegu ma ei ole aru saanud, et kuigi nagu ma ei ole joonud õhtul mingi klaas veini teinud, ma loodan, et teid puurimine ei häiri, aga ei ole teinud klaas veini, aga ikkagi on nii, et mõni öö on hea uni, mõni öö on halb, et ma ei tea, aga igal juhul ma katsetan praegu unega, et võib-olla see võiks olla isegi selle aasta, see uus aasta lubadus üks, mis mulle esimeses videos meelde ei tulnud, aga just see, et ma tahan oma une korda saada. Tahan oma une saada selliseks, et ma puhkan välja. Ja selles mõttes, et mingid kriteeriumid muidugi on, eks ju, mingid asjad hommikul, miks ma pean ärkama ja õhtul võib-olla mingid asjad, mida teha enne kui magama minna, aga näiteks kui on võimalik, kui ma tahan, ma võin minna ju kell 7 voodisse ja kell 8 magama jääda ja ma olen täiskasvanud inimene, ma võin teha, mis ma tahan. Et mitte midagi ei juhtu sellest, et kui ma lähen magama vara, et ma tean, et paljudel inimestel on see oma aeg oluline õhtuti, et lapsed magama läinud ja siis nagu on see oma aeg, minul selles mõttes ei ole, mul on, kui ma panen kõrvuti, et kas mul on oma aeg ja ma vaatan mingit filmi või siis ma magan, siis ma väärtustan oma und nagu väga palju ja nüüd ma saan nagu aru ka tegelikult, kui väsinud ma olin aasta lõpus, sest praegu mul on uni olnud väga hea, ma olen läinud vara voodisse, ma olen vara magama jäänud, ma olen nagu endast nagu kõik andnud, et võimalikult une kvaliteeti parandada, sest tegelikult on see, et uni on oluline, et kui ei taha nagu sellest oma ajast loobuda, et kas või võtta mingi periood ja proovida näiteks 1 kuu, sest et kui ma ka käisin seal teraapias aasta aega, siis seal ka nagu psühholoog ütles, et ülioluline on saada uni korda. Et kui uni ei ole korras, kui see välja ei puhka, siis tegelikult ongi raske ja eriti siin nüüd see pikk ja pime aeg ja nüüd muidugi hakkab juba jälle, natuke juba märkan, et on valgem, õhtul läheb hiljem, õhtuti läheb hiljem pimedaks natukene, et aga seda on nagu rõõmustav jälgida, aga üldiselt jah, et ma olen alati tegelikult jälginud oma seda magaminekut ja vara magama läinud ja nii, aga ma tahan kuidagi veel paremini korda saada selle, sest et mul on need ärevushood on praktiliselt, mul ei ole neid enam, et ma olen väga palju tööd endaga teinud selles osas ja eks ta käib periooditi ka ja mul ei ole lihtsalt ka muretseda praegu väga millegi pärast või
mina ei tea, samas võiks ikka muretseda mingite asjade pärast, aga kuidagi on praegu hästi, et nüüd on see aeg, kus kasutada ära seda ja magada, et tegelikult meil inimestena keegi just ka kuskil YouTube mingis videos rääkis, et meil inimestena on see uus aasta, uus mina, on ju. Et loodusel ju tegelikult ei ole, et see ei ole loodusega kooskõlas, et kogu loodus nagu magab edasi praegu. Ja loomadel on talvekasukad ja puud ja taimed puhkavad, et tegelikult, ma ei tea, kui ette nähtud see on, et me niimoodi aasta alguses suure poweriga hakkame muutma ennast ja tegema kõiki asju ja et ma ei tea, vähemalt mulle tundub, et ma ikkagi vajan sellist natuke talveund, et kui ma suvel ei pea magama niimoodi või päris valgel ajal nii palju, siis talvel, ma ei tea, miks ma nüüd nii pikalt sellest unest rääkima jäin, aga see mul lihtsalt sellepärast, et mul see mask tuli. Aga jah, see uni on mul südamel. Ja siis teine asi, mis ma tellisin sinna samasse, et seda kollaaži teha seina peale. Need on sellised plekist, on siis sellised kõvernad. Siin ongi lugemisnurk ja selles mõttes need ja mingid vanad pildid ja ma panen võib-olla need tulukesed ja ma arvan, et see saab olema väga nunnu, eks ma siis teile nagu näitan ka, kui ma sinna maale jõuan. Nii, vaatame, mis siin on. Ma vist tellisingi patsikaid, väga hea. Tellisin, need olid need patsikad, ma mõtlesin väga hea, et tellisin, aga endale ei tellinud. Tellisin lastele. Need on sellised patsikad, kus on lukk, kuhu saab panna sisse siis, ma ei tea, mingi paar münti või midagi, mida on vaja panna. Et täna hommikul tegelikult ma just otsisin patsikat endale, kui ma töö läksin ja ma lõpuks läksin ikka klambriga, kuigi ma olen nüüd seda klambrit kasutanud kogu aeg patsika asemel ja mulle tundub, et see on tegelikult mõjub juustele hästi. See klamber, või tundub, see vist ongi nii, on ju, sest et ma ei kahjusta neid selle kummiga, ei pane iga kord ühest kohast kinni ja niimoodi. Siis ma tellisin 2 siukest kotihoidjat. Nad on põhimõtteliselt, ma mõtlen praegu, et üks on must ja teine on roosa. Tähendab, üks on musta põhjaga, teine on valge põhjaga ja mõlemad on nagu roosaga. Aga ma mõtlen, et ma vist heleda tellisin endale ja teise tellisin kolleegile. Sellepärast, et meil on uus nagu selline koosolekud igakuised. Ja seal ei ole käekotti kuskile panna. Ja see on see asi siis, mille sa paned nagu laua peale niimoodi. Ja siis ta on nagu konksina saad käekotti riputada. Nii et see on minu oma on siis selline. Ja talle ma tellisin siukse, mis on siis siuke musta ja seda ma ei hakka lahti tegema, sest et ma kavatsen viia talle selle. Nüüd paari nädala pärast tulebki meil see koosolek jälle ja siis nii-öelda mõtlesin, et kuna me oleme sellest nii palju rääkinud, et sinna neid kotte kuskile pole panna, siis ma arvan, et see on talle tore siuke väike üllatus. Nii. Siis ma tellisin sellise paelaehte. No, põhimõtteliselt on siuke pärli ja paela kombinatsioon ja ma arvan, et sellised väiksed aksessuaarid mingi lihtsalt tumeda selle outfiti juures on jumala äge. Siis ma tellisin 2 seda prossi ema salli jaoks, mis on ta nime esitähed. See on siis sellised nagu kivikestega enne. Et need ma panen kuskile sinna selle salli alla äärde, kui ma nad valmis saan. Tegin endale tegelikult terve väikse siukse korvsüsteemi siia oma heegeldamise asjade jaoks. Kui te tahate mu heegeldamise kanalit, milles ma jätkuvalt mõtlen, et tahaks teha, siis seal saab seda näidata. Ja siis ma tellisin siukseid nööpe. Need on nagu erinevad nööbid, aga siuksed nagu kella nööd. Ja ma mõtlesin, et ülilahe oleks
ülilahe oleks vahetada mingil kampsunil, millel on mingi suvaline H&M-i või ma ei tea, mis siuke must või ükskõik mis värvi kampsun, millel on tavalised ühevärvilised nööbid nagu, vahetada välja siukeste erinevate kellanööpide vastu. Lihtsalt, et praegu ma mõtlen, et ma tegelikult vaatasin isegi seda, mis suurusega nad on, aga ma üldiselt mõtlen, et need on äkki natuke suured, vähemasti selle ühe konkreetse kampsuni nööpide jaoks, mis ma mõtlesin. Aga igal juhul küll ma leian mingi teise või pakun ka, neid on siin, et saab mitmele kampsunile või mida iganes. Ja üleüldse need on lahedate nagu mustritega, et kui mõni üle jääb, saab kuskile sinna scrapbookingu sinna albumisse panna või mida iganes, et need on ülinunnud. Need on täpselt siuksed, nagu seal piltide peal olid, täpselt nagu ette kujutasin, et nad tulevad, nii et selles mõttes on väga nunnu. Nii, ja siis ma tellisin neid kivikesi. Terve karbi, sellepärast, et need olid, see karbiga tuli soodsam kui selle ükshaaval neid seal tellida ja teiseks mulle tundus see süsteem hea, sest need on nagu pinnid, nagu need, mis sa paned niimoodi ilusate kivikestega ja paned läbi ja siis nagu sellega käib lahti, paned läbi ja siit kinni, et ta tundus nagu hea süsteem, sest osad olid niuksed, et nagu nööbid ja kivi keskel olid siis need augukesed, millest sa nagu niidiga läbi ja õmbled, aga siis ma mõtlesin, et siis jääb keset kivi täpselt see. Ja ma ei mäleta nüüd, aga see üli normaalse hinnaga olid need. Ja need saab ka tegelikult, ongi pinnina kasutada käine. Et paned, ma olen mõnikord ongi see, et kui mul on lihtsalt mingi must, mis ma New Yorkist eelmine aasta ostsin viimati üks pikkade varrukatega särk või siis roheline, see tumeroheline body, ta on üksi on nagu siuke kuidagi nagu liiga jääb, nagu on puudu midagi, siis panna seda juurde ja praegu ma mõtlen, et on nii kvaliteetsed ja nii ilusad ja neid on nii palju ja selles mõttes erineva igasuguse kujuga. Et ma täitsa tahaks ühesõnaga peaks välja mõtlema, kus neid veel saaks kasutada, see konkreetne oli õuna, kuidagi nüüd ma ei saagi aru, kust kohast ma selle üldse võtsin. Kas nad on erinevates vahedes nagu erineva kuju järgi või on nad täitsa suvaliselt? Ja nad ei ole ikka täitsa suvaliselt. Ma ei tea, näed. Siuke nagu lill. Väga ilusad. Need olid tõesti mul normaalse hinnaga ka. Väga lahe. Sellega ma olen väga rahul ja see karp ka veel, kus neid hoida, et mul ongi see meisterdamise asjade kast, sinna ma panen need, võib-olla ma panen tegelikult see korvsüsteemi, teen mingi eraldi korvi, issand, kas Rondo naerab mu korvimajandust, aga jah, mul oleks ühte eraldi väikest korvi, kus ma siukseid nipsasjakesi vidinaid ja pudinaid saaksin hoida. Nii, ja ongi viimane asi, ostsin, tead mis asja või? Sa ei kuulta ette ka. Need on pärlid, aga need on jalale ümber pahkluu, nagu on ümber pahkluu paned mingi keti on ja need on pärlid ümber pahkluu panemiseks. Lihtsalt, see on nüüd jälle sellest ooperist, miks ma aasta aega ei tellinud sealt midagi, sest et ma leian sealt asju, mida ma, reaalselt ma poleks ette kujutanud, et siukasi olemaski on ja ma ei oleks kunagi selle peale tulnud. Aga nüüd, kui ma nägin seda ideed, see tundus nii lahe ja ma tahan suvel kindlasti panna need mingisuguse outfitiga. Nagu te aru saate teemast, siis mulle meeldivad pärlid. Võt! Opadi. Aga jah, see oli minu Shiny haul. Ja siis ühtlasi oli see ka tänane video. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšuu!